Tervist! Täna tuleb jutlus saunast. Mingi seos on selle päeva teemaga, palvega. Ma olen küll elanud mõned aastad siin Eestis, aga aeg-ajalt tekib mul siiski tunne, et siin on natukene keeruline inimestega suhelda. Aga kui saunas käin, siis ei ole millegipärast keeruline. Siis on inimesed rohkem avatud. Kutsuda neid selline avameelsus võib-olla kui sauna hetkedeks. Äkki on sarnane ka meie suhes Jumalaga. Tihti oleme pigem kinnised, aga aeg-ajalt tekivad sellised saunahetked, kui me oleme rohkem avatud temale. Sellised saunahetked on tegelikult väga väärtuslikud. Sellised hetked võivad tekkida mitte ainult kirikus, kui ka kodus. Palve on suhtlemine Jumalaga. See ei kuulu ainult kirikusse, vaid ka koduellu. Kui oled harjunud palvega, sa oled harjunud sellega, et päev peaks alustama palvega, siis on natukene nagu hambapesemine hommikul. Et sa kuidagi saad hakkama ilma selleta, aga ei tunne ennast nii hästi. Sa märkad ise, et midagi on vale. Võib-olla märkavad ka teised, et midagi on vale. Kui lähed siis ilma hamba pesemiseta välja. Ma arvan, et palvetamine on oluline. Jeesus õpetab meile, et otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Siis seda kõike muud saate pealegi. Kui algus on hea, siis kõik hea. Mina usun sellesse, et alustan päeva palvega. Toon seda päeva, need suhted, mis mul on, need inimesed, kellega ma sel päeval pean kohtuma, neid asju, mis ma pean tegema, ma toon neid Jumalale ette. Palun õnnistamist ja juhtimist kõiges. Ma arvan, et see on oluline osa minu tööst. Aga mitte ainult sellepärast, et mina olen vaimulik. Ma arvan, see on iga ühe kristlase jaoks üks oluline asi. Et meil oleks igapäevaselt sellised saunahetked. Saunas ka ei käi ju vaid korra aastas. Kui oled tõeline eestlane, siis sa käid ju ikka päris tihti. Võib küsida, kuidas palve üldse toimib. Istun siin kinnises ruumis ja katus peal. Kas Jumal saab seda palvet kuulda, kui ma nüüd palvetan talle? Küll ta saab. Nagu kui ma võtan telefoni üles, siin on mu vana telefon. Kui ma võtan selle üles ja vajutan mingit numbrit ja siis varsti ma saan kellegagi rääkida siin, kes võib-olla on minu kodumaal Norras või äkki ta on Hiinas, kus iganes siin maailmas. Aga ma saan temaga ühendust, sest on olemas selline nähtamatu võrgustik, millega liitun. Ja samamoodi on palvega. See on Jumala nähtamatu võrgustik. See on kogu aeg seal olnud. Ja ma liitun sellega, kui ma palvetan, kui ma teen oma südant avatuks temale. Palvetamine
see on suhtlemine. Kui sina suhtled oma parema sõbraga, siis ma usun, et sa pead tähtsaks, et mõlemad saavad midagi öelda. Mitte, et see sõber kogu aeg räägib ja sina pead kuulama, vaid sina kogu aeg räägid ja tema peab kuulama. Suhtlemises on oluline nii rääkimine kui ka kuulmine. Niimoodi on ka palves. Kui mul on midagi öelda Jumalale palves täna, soove, tänud, mainida neid asju, mis täna hakkavad toimuma või mis mina arvan, et hakkab toimuma, tunnistada oma pattu temale, siis ma tahan ka kuulda, et tema räägib mulle. Mina saan seda kuulda ainult südamega. Ainult südamega. See süda on see, mille kaudu Jumal meile midagi räägib. Kui küll me aga kasutame terve keha, ka pea, kui me suhtleme Jumalaga. Huvitav uuringut tehti siin mõned aastad tagasi. Nad uurisid nunnad palveid. Kui nunnad läksid palvetama, mis siis juhtus nendega, kuidas nende aju reageeris, millised ajukeskused olid tööl. Need ajuteadlased leidsid midagi väga huvitavat, et need ajukeskused, mis olid tööl, oli täpselt samad keskused, mis on tööl, kui üks inimene suhtleb teise inimesega. Täpselt samad keskused. Võib võrrelda tavalise omavahelise suhtlemisega. Aga erinevus on selles, et ei pea olema sõnadega koos. Kui sul on väga hea sõber või abikaasa, mis äkki on sinuga ka nii, et ei pea alati olema sõnad. See sõber või see abikaasa või need vanemad või need lapsed, nad saavad nagunii aru. Niimoodi on ka Jumalaga. Tema loeb meie mõtteid. See võib aidata iseennast, kui me sõnastame midagi. Aga Jumalal pole vaja, et me seda ilusti sõnastame. Tema loeb meie mõtteid, meie südant. Tema on meid loonud. Mitte keegi tunneb meid paremini kui just tema. Kuidas palvetada? Saame panna käed kokku, silmad kinni. See aitab meid keskenduda. Aga mingit maagiat ei ole. Ei ole nii, et kui ma panen käed kokku ja silma kinni, siis ükskõik, mida ma ütlen, siis see on palve. Ei, palve on sellega seotud, et minu süda suhtleb Jumalaga. Käed, keha asend saab olla abiks minule. Et ma saan panna ennaks kokku, et teised mõtteid või teisi asju, mida ma näen, ei sega. Selleks on keha abiks. Aga iseenesest on see, mis on tähtis, et minu süda on kaasa. Sellepärast on täitsa võimalik palvetada mitte ainult istudes või põlvetades või kirikus. Palvetada saab igal pool. Voodis, metsas, linnas, bussis. Saab teha ka, kui silmad on lahtised. Paulus kirjutab oma esimeses kirjas Thessaloniklastele: palvetage lakkamatult. Ta räägib sellisest hoiakust, et see palvemeelsus võib kogu aeg seal olla. Kui tekib sul selline palvemeelsus, siis on täitsa loomulik, et sa eriti igas raskes või keerulises olukorras,
siis too seda kõike Jumalale ette. Palvetamine või palvet õpib vaid läbi palve. Palved õpib vaid läbi palve. See on teekond. Me palvetame. Hea Jumal, me täname sind palve keele eest. Me täname sind, et sina oled andnud meile sellise keele, mille kaudu saame rääkida sinuga, jagada sinuga meie muresid, tuua sinu ette oma lähedasi ja nende probleeme ja meie enda probleeme ka, tuua sinu ette oma rõõmusid, oma tänusid. Issand, sina oled hea ja me täname sind kõigi eest. Aamen. Ja me täname sind ka, Issand, et sa oled meile seda palvet õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sünnigu nagu taevas, nii ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paises sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.